On hetki, mil igapäevaelu raskused matavad sind enda alla. Kui tundub, et väljapääsu pole, kuid on jäänud veel üks võimalus. Jagada oma muret. Niisiis täna ma räägin sulle 10 kingideest, võib öelda ka jõulukingideest, sellepärast et kui sa siia videole juba klikkisid, siis ilmselt sa pole veel jõulukinki valmis saanud. Aga ma luban, et need kingideed on aastaringselt tegelikult vägagi sobivad. Ja nendest 10 ideest sobib ka kindlasti igale pereliikmele midagi, nagu ka pealkirjas kirjas on. Sõbrale, pereliikmele, vahet ei ole, emale, isale, vanemale, vanaisale, koerale, koerale väga mitte, aga ülejäänutele küll. Mul on enda vanasse telefoni kõik kirja pandud, nii et ma hakkan siit natuke maha lugema. Esimeseks asjaks on siis Chilli keskkonnast midagi. Chilli on selline keskkond, kust saab siis palju odavamaid pakkumisi. Näiteks söögi mõttes praegu ma näen siit, et 24-osaline sushi komplekt MySushilt -46% soodsamalt, mis teeb siis 17 eurot, mitte 32. Ja selliseid pakkumisi on siin hästi palju erinevate söögikohtadega. Samuti on siis ka nagu tegevused. Näiteks praegu on siin mingi -73% parimad filmielamused Cinnamon T1 kinos. Samuti leian ma siit ka 27-eurose pääsme elamus spaasse. Siin on hästi palju neid spaasid veel ja oletame, et sul on siin lapsed, siis ma näen, et Super Sky Pargi külastus ka mingi 5-eurone. Ma ei tea küll, mis sinna sisse läheb, aga need ei ole halvad asjad, sellepärast et ka mina ostsin siit oma vanematele jõulukingituse, milleks on siis 3 tundi spaad väga hea hinnaga. Ma ei mäleta enam, mis hind see oli, aga igatahes ma ostsin selle kohe ära. Järgmine asi ei kõla enam üldse nii põnevalt ja innovatiivselt, aga kinkekaart. Ja ma tean, et kinkekaart on väga paljude inimeste jaoks selline nagu mõttetu raha, et sa suunad selle nagu ainult ühte kohta, aga ma kohe seletangi just, miks mina armastan kinkekaarte. Minu jaoks on kinkekaart vastupidi selline mõistlik asi, sellepärast et kui näiteks kinkida inimesele lihtsalt 30 eurot, siis ta ilmselt raiskab selle ära niimoodi, et ta läheb poodi ja ostab endale piima ja saia selle asemel, et nagu enda mingisugustele teistele vajadustele mõelda, aga oletame, et sa ostad selle kinkekaardi tema lemmik riidepoodi, siis ta läheb sinna ja raiskab selle just selle peale ära. Võib-olla mõni pole siiani nõus minuga, aga enda eest rääkides tahan ma öelda, et minule väga meeldivad kinkekaardid, sellepärast, et mina kipun muidu seda raha suunama mitte sinna, kuhu tegelikult võiks. Ehk siis sellepärast mina arvan, et kinkekaart on siiski mõistlik, aga osta see kinkekaart sinna, kuhu sa tead, et su sõber tahab minna või mida ta armastab. Siis nüüd natukene vanavanematele midagi, samas see ei pruugi üldse vanavanematele ainult olla. Põhimõtteliselt on siis võimalik teha ise tehtud kalender. Oletame, et sa paned sinna oma enda pildid, mingisugused või mingid toredad mälestused või pere nagu mingid kokkusaamise pildid ja vanavanematele sellised asjad täiega meeldivad, nii et selle kingiideega ei saa nagu puusse panna. Enda kalendri ma panin kokku siis Kuma fotos. Aga neljandaks on siis midagi naistele tüdrukutele ja ka väike minu self-promo. Mina tegelen jumestusega, minu juurde saab tulla jumestusse. Kirjutama peab lihtsalt mulle Instagrami või kuskile eraldi ja me saame kõik ideed ja asjad kokku panna ja mina võin selle meigi siis ära teha. Üldjuhul neid meiki ja asju läheb vaja näiteks lõpetamiseks, fotosessiooniks ja järgmine asi ongi siis fotosessioon. Need asjad käivad käsikäes ja minu arvates fotosessioon on selline asi, mida iga naine, mees peaks kord elus tegema, sellepärast et professionaalselt tehtud ilusad pildid on tänapäeva maailmas väga vajalikud. Paned oma profiilipildiks, ma ei tea, kuhu iganes, see on nagu sinu esinduslik pilt. Ma arvan siis, et samuti on väga lahe kinkida fotosessiooni. Kuuendaks on siis midagi naljakat, ma ise pole seal käinud, aga ma räigelt tahaks, on siis sita teeninduse õhtusöök. See idee tuleb minu arust kuskilt välismaalt, kus siis on tehtud igasuguseid söögikohti, kus on siis nagu mingid kurjad teenindajad või mingi naljavärk toimub ja mida iganes. Ja meil Eestis on ka selline asi olemas ja ma tahaks täiega minna sinna ja mul on tunne, et sellist asja kinkida on päris lahe. Jah, see hind on krõbe, aga seal on nagu head söögid ja hea show. Siis jällegi natuke naiste teemat. Esiteks ripsmeseerum. See on selline asi, mida ma usun, et iga naine või tüdruk on vahepeal mõelnud, et tal vaja oleks, aga ta pole raatsinud seda osta või siis ta ei tea, millist osta. Ega mina ka täpselt ei tea, millist ostma peaks. Ma usun, et su tüdruksõber, naine, ema, kes iganes on väga rahul sellise kingitusega. Siis järgmine asi on ka võib-olla natuke naistele kalduvam, aga tegelikult ma ütleks, et see sobib ka meestele super hästi. Ja selleks asjaks on siis siidist padjapüür. Ta üleüldiselt on selline mõnus, kui sa magad,
aga ta ennetab ka mõttetute kortsude tekkimist, sellepärast et kui sa magad mingi teise padjapüüri peal, siis ta nagu muljub su näo ära, aga siidist padjapüür ei tee seda. Ja mina igatahes väga armastan enda siidist padjapüüri, ma teise padjapüüriga enam ei taha üldse magada, see tunne ei ole üldse nii hea kui siidist padjapüüriga. Selline padjapüür on ülihea ükskõik kellele tegelikult, ma ei ütleks, et see on ainult naistele. Aga järgmiseks on siis tähelepanelik kingitus. See kõlas nüüd võib-olla natuke imelikult, aga kui sa nüüd vaatad enda ema, ma ei tea, isa, vanaema, sõbra, tüdruksõbra kodus ringi, siis nagu mis on see asi, millest ta on tundnud puudust? Oletame, ta on öelnud vahepeal, et appi, et mul on see nii kaua otsas olnud, appi, mul on juukselakk nii kaua otsas olnud, oi, mul on jumestuskreem otsa korral ja ta ise unustab näiteks seda kogu aeg osta või siis ta ütleb, et oi, mulle nii meeldib see mingi jook või see juust või mis iganes. Ühesõnaga, tähelepanelik kingitus tähendab seda, et kui sa nüüd lähed kuskile tema juurde ja räägid temaga juttu ja nagu niimoodi, et sa ei küsi, et mida sa jõuludeks tahad, siis üldjuhul kuidagi need asjad tulevad niikuinii välja. Millal on igatahes ülilihtne niimoodi kingitusi teha, sellepärast et ma lähen vaatan oma ema meigikotti ja ma näen sealt, et tal on nagu meigitooted, mis on kohe otsas, aga ta unustab neid osta. Ma võin minna enda isa kontorituppa või ükskõik kuhu ja ma näen, et tal on mingi tema lemmikvitamiin otsas või siis ma tean, et talle näiteks väga meeldivad pähklid ja mida iganes. Ühesõnaga saab kokku panna ka lihtsalt sellise kingikoti asjadest, mis on tegelikult väga vajalikud, aga mis ununevad, kui sa küsid, et mis sa jõuludeks tahad. Ja viimaseks on siis kontsert või etendus sinu sõbra või ükskõik kelle lemmikartisti juurde. Mina näiteks saan öelda, et minu emale väga meeldib Mari Jürjens või Stefan või ma ei tea, Ines, Tanel Padar, kõik sellised inimesed. Ma saan vaadata, kus, millal ja mis hinnaga on nende järgmine kontsert. Sest kui tihti sa ikka oma ema lemmikartisti kontsertil oled käinud temaga? No, võib-olla oled, aga mina näiteks ei ole. Ja samuti on ka näitlejatega, sa võid vaadata, kus, mis etendusel mängib sinu sõbra lemmiknäitleja. Ma usun, et sellest videost sai päris palju erinevaid ideid, nii et ma loodan, et sa saad need jõulukingitused ikkagi ruttu tehtud ja kui sa näed seda videot mitte jõulude ajal, siis ma usun, et need kingiideed on reaalselt aastaringselt väga aktuaalsed. Kui teile meeldis see video, siis pange kindlasti like ja subscribe. Ja võite ka kommentaaridesse kirjutada, äkki te tahate teist osa veel, äkki te tahate mingi kindla kallakuga seda näiteks, et mida kinkida boyfriendile või mida kinkida emale või isale. Tegelikult mul on ideid väga palju ja ma võiksin vabalt selliseid videoid ka teha. Aga kuna praegu, kui ma seda filmin, on ikkagi jõuluaeg ja eelmises videos ma panin 2 jõulupakki juba paika enda vaatajatele, siis selles videos valin ma samuti välja 3 asja, mis läheb siis minu ühe vaataja jõulupakki. Siin on siis Nixi kosmeetika tooted ja ma võtan siit pimesi 3 toodet, mis saab siis üks minu vaataja endale. Ja siis selleks, et seda loosipakikest võita, peab olema siin YouTube'is minu kanali jälgija, kirjutama kommentaaridesse enda Instagrami nime ja jälgima mind ka Instagramis. Aga vaatame siis, mida saab 3. paki võitja endale. No nii, see on siis Jumbo Multi-Use Face Stick, ehk siis juba esimene toode on täielik bänger. See on siis Smooth Whip Matte Lip Cream ja toonis on siis Onesie Funzie. Ja 3. toode, mille sa endale saad, on see on siis Fat Oil Shiny Lip Balm ja toonis on siis No Filter Needed ja minul on kasutuses näiteks selline, ehk siis see on mega nice. Ja 2 esimest jõulupakki on siis sellise tähtajaga, et kuskil jõulude ajaks on võitjad teada, aga selle jõulupakiga on siis niimoodi, et see päris jõulupakk enam ei ole, aga see on siis uue aasta jõulupakk, ehk siis selle pakikese võitja selgub kas natukene enne uut aastat või umbes uuel aastal. Põhimõtteliselt sa võid teha niimoodi, et sa võtad osa nii sellest jõulupakist kui ka eelmises videos olevatest jõulupakkidest. Nii et a win is a win. Aga selline oligi siis see video. Ma loodan, et teile meeldis ja samuti võib mind jälgima hakata niisama ka Instas, TikTokis, YouTube'is. Kõike leiab minu nime alt.